kuni keskaja keskpaigani oli Voose küla Eesti tolleaegse 3 põhimaantee ristumise koht. Nii et siit läks läbi ka Tallinn-Narva liiklus, Tallinn-Tartu liiklus ja üks tee, mis tuli Põiki saartelt üles. Et need vanu kaarte vaadates on selgelt siis näha, kuidas Voose koha peal need 3 suurt magistraali siis kokku said. See teie rist on siin samas tegelikult, kus ma ei tea, te tulite ka sealt kaudu osad äkki. Et pärast võite minna seista sellesse teie risti siia ja tunda seda ajaloo hõngu, sest tõesti väga vana teede magistraal siin oli. Ja kuna siin oli palju liiklust, võib öelda tolleaegses mõistes, eks ole, siis ehitati siia Rootsi aja lõpu poole kõrtsihoone. Sinna samma teie risti, siit on natuke neid varemeid ka veel näha, kui te lähete vaatama sinna. Et see kõrts oli veel püsti 11 aastat tagasi umbes või midagi niimoodi, kui me ta vallalt enda kätte saime, oli kahjuks juba selles mõttes hilja, et ta oli ikkagi niivõrd amortiseerunud, et meil ei olnud võimalik seda restaureerida. Kõik see ruum, kus me praegu oleme, on ääristatud siis palkidega ja need ongi sellest kõrtsist siis pärit. Need on ainsad, mis ma sain ühes tükis kätte. Ta oli ainus üleni palgist kõrtsihoone Eestis, mis oli veel püsti või säilinud. Et hilisemal ajal hakati kõrtse ehitama selliseid, kus siis talli osa tehti kivist juba. Ma ei tea, Viitne kõrts võib-olla kõige sellisem tuntum, eks ole, siis teame, et seal on osa kivist, osa palgist. Aga meil oli kõik palgist. Aga miks ma sellest kõrtsist nii palju patran üldse, mitte niisama juhuslikult, vaid et tegelikult see, kus me siis praegu asume siin, on, me ise nimetame selle Voose kõrtsi taastamise esimene etapp. Et me pole peamaja jaoks raha saanud, hakkasime kõrvalhoonetest pihta, et midagi ikkagi juba siin toimuks ja külarahvas ka muidu vaatas, et lammutasid selle vana kõrtsi laiali ja ei midagi, eks ole. Et me oleme ikkagi midagi nüüd siia teinud. Aga kuna seda Tartu maanteed siin ei ole enam akna all mingil põhjusel, et ta läks kunagi Piibe maanteeks 10 kilomeetrit sinna poole ja siis nüüd tänapäeva Tartu maantee on 10 kilomeetrit sinna poole jällegi, eks ole. Nii et hästi huvitavalt on need kuidagi liikunud. Ja võtsime kätte, ehitasime kõik põhust. Nii et need hooned, kõik, mis te näete, välja arvatud, need uued majad, kus te täna ööbite, et need on palgist tehtud siis. Aga need kärjed, kus ööbida saab, isegi saun siin õues on meil põhust ehitatud. Ja see seina osa on siis jäetud meelega paljaks. Et tuleks näha, millest siis need majad tehtud on, et muidu krohvid üle ja ei saa midagi aru. Me ei ole pannud põhupakke üksteise otsa ja siis mingisuguse sõnnikuga üle plätserdanud. Mitte, et ma seda halvustaks, aga lihtsalt ma ei oskaks sellele kasutusluba saada sellisele hoonele. Aga meil on siis selline tore materjal nagu põhuplaat siin kasutusel. Ma lasen siit, kui sul on käed kinni, ei anna ma siin midagi siit oma viga. Ma annan siit, et siis on kõigi lasta. Et selline vahva plaat on. Need on 3x3 meetrit sellised suured ja siis ongi seinad on nendest eritatud. Kokku pressitud nisuvõhk ja ongi kogu saladus, et rohkem midagi mingit keemiat ei ole sisse sinna pandud, PVA liimi või midagi sellist. Et osa katusest sellel majal on tehtud meil päikesepaneelidest. Ja alati ma siis rõhutan, et meil on siis katus tehtud paneelidest, mitte katusel ei ole see paneel, nagu tavaliselt see kole romakas, eks ole. Et minu idee ei olnud sellega mitte raha teenima hakata hullult siin. Meie Üllariga ei oska seda teha ka, mis mulle tundub. Õieti. Et minu mõte oli see, et sellele külale, mis on varsti 800 aastat vana, hoogu juurde anda ja et ta siis välja ei sureks. Ja lõpetuseks, täitsa lõpetuseks ausõna, näitan korraks sellist asja, mis me siia veel teinud oleme, et nagu te näete, me saame siis pilti kuvada 80 kraadi ümber inimeste, et ei ole ainult see tavaline värisev lina ja värisev PowerPoint, eks ole, vaid et me saame natuke huvitavamalt siin pilti näidata. Loomulikult tuleb teha siis see fail, video või mis iganes või enda pildifail siis vastavasse formaati või mõõtu, aga iseenesest, nagu te näete, saab siin igasugust kunsti teha. Aga tõepoolest Palusalu meie suurest maadleast ja tema elust rääkiv etendus meil siin siis oli 2 hooaega, seda näidati siin. Ja ta oli selles mõttes Eestis harukordne etendus, et ei olnud üldse füüsilisi dekoratsioone. Okei, mööndustega, et üks taburet ja väike laud. Ja see oli kõik. Et selles mõttes sai lavastaja minna siis siit ühe nupu valitsusega ajastust ajastusse. Sest et see... Läheme praegu külaliste juurde tagasi kõik oodanud. Kõik tahavad pealegi ennast suudi vist ja jänesele leidsa, aga mina tahasin teistega jagada põgeneda siit. Kenen küll me jõuame igale poole minna, lähme praegu külaliste juurde tagasi. Ei! Ühe mussi pead sa ikka oma pruudi kandma. Ilma mina siin siit minema ei lase. Las see olla. Miks sa nüüd kunagi avalikult ei suudu? Suudus on keha asja.
kas ei ole teistega jagada? aga ilma bussita mina sind siit praegu minema ei lasta. Hea küll. Pane silmad kinni. Ja ära enne lahti tee, kui mina ütlen.